Suurepärane. Me oleme Facebookis laivis, me oleme tervitan kõigepealt kõiki, kes siis on vaatamas meie Arkovara järjekordset webinari ja tänane webinar teemal, mis toimub kinnisvaraturul. Ja minuga on täna 3 toredat spetsialisti kinnisvaramaaklerit Eesti erinevatest paikadest, kõigepealt siis Viljandisse. Tere hommikupoolikut, Kertu! Tere hommikust! Tallinna kinnisvarabüroo maakler Ribana. Tere hommikust! Ja meie Tartu maakler Marelle. Aga ennem kui me läheme asjalikuks, räägime sellest, mis siis kinnisvaraturul toimub. Ma otsin oma ühe märkme ülesse, mida ma tegin. Ühesõnaga, eile sain ma kõne ühelt oma sõbralt ja tuttavalt, kes siis ütles, et Elari, mis kinnisvaraturul toimub, et nimelt korterid lähevad talle eest ära ja proovis siis aru saada, et kas ta peaks siis need hakkama hulgi ostma, et üldse jaole saada. Et ma saan aru, et see kuumem turg kipub olema siis praegu võib-olla 2 suuremas linnas, aga võib-olla alustakski Tallinnast. Ribana, kas kaupa jätkub? Kas praegu poodides on juba tühjus või kaupa veel jätkub, kinnisvara on meil saada? Ma tean, et see on läbi huumoriprisma, aga ilma naljata, kui me räägime kaubandusest, siis inimesed ju küsivad, kas kaupa jätkub, kas on veel midagi osta? Ma ütleks, et nagu mõnes mõttes on selles iva sees, et pakkumine väheneb tõesti iga päev, aga samas sellist, ma arvan, ostumöllu turul ei ole, nagu meedia seda kajastab, et meedia näitab nagu, meil on nagu karjainstinkt siin, et meedia ütleb, et turul hakkab kaup otsa saama ja siis kõik tormavad ostma, et tegelikult ma ütleks, et selles mõttes ostuhuvilised käivad küll arendust aedade taga uudistamas, et mis seal ehitatakse, aga otseselt keegi rahapakid kaenlas üle väravate veel ei roni. Et inimestel on justkui nagu hirm, et peaks ostma, aga ma arvan, et nendesse uudistesse tuleks suhtuda siukse eluterve skepsisega, et tegelikult ikkagi see kinnisvara otsa meil ei saa. Kas Tartus on samamoodi või nagu ikka, tartlased tahavad eristuda Tallinnast, et Tartus siis rahakotiga ronitakse juba üle barrikaadide? Ei ronita, aga pigem on jah see, et kui on ikkagi mingi kindel soov, mingi kindla objekti järgi, et on oluline näiteks mingi teatud linnaosa või teatud toalisus, ruutmeetrid, seal peavad olema mingi teatud kriteeriumid täidetud, et kindlasti peab olema rõdu, saun või mingisugune õige ilmakaarte asetus, et siis on küll keerulisem juba, et kui ühestki tingimusest nagu ei olda nõus loobuma, et siis sellist valikut nagu ei ole, et vali nüüd 5 erineva asja vahel, mis kõik õigetele tingimustele vastaksid. Liigumised edasi võila väikelinna Viljandisse, milline on hetke nagu kinnisvara sükene tunnetuslik seisukord, olukord Viljandis? No ütleme niimoodi, et ikka liikumist on, et kohati on selline tunne, et pakkumisi on turu peal liiga vähe, aga nüüd kevadega hakatakse panema jälle uusi, et talvel oli siin siuke vaikne ja objekte läks vähemaks, ma nägin seal portaalides, aga nüüd nagu vaikselt ehk tuleb. Aga pakkumistes ikkagi, mis tuleb hea hinnaga, siuke ilus korter ja madalam korrus, et ta ikkagi läheb nagu kiiresti. Et jah, liikumist on. Kinnisvaraturg on aktiivne ja see on üllatav olnud nii mõnelegi tegelikult analüütikule või tegelikult majandusinimestele, kes ja mis seal salata, ka ise eelmine aasta mäletan seda esimese koroonalaine järgselt, et see taastumine ja see prognoos on olnud üldjuhul enamusel analüütikutest ja ka endal üsna, ma ütleks, mööda lausa. Et täna on turg olnud üllatavalt vastupidav selle koroonakeskkonnas. Ribana, kui me räägime praegu Tallinna, ütleme siis sellisest korteriturust ja sa tegutsed paljuski ka Tallinna kesklinnas, mis on need peamised kuumad kaubad või kuumad objektid, mis praegu nagu eriti klientide tähelepanu saavad? No kinnisvaraturul ma ütleks üldiselt on nagu olenemata sellest, kas on koroona või mitte koroona, et
kiiremini lähevad ikkagist need odavamad objektid, ühetoalised, kahetoalised ja enamasti siis kiirelt leiavad ostja just need, mis on siis jäävad sinna alla 100 000 euro. Et noh, nende sihtgrupp jällegi on ka suurem, et ma arvan, et nii koroona ajal kui ka enne seda, et see nagu ei ole selles mõttes muutunud, et ikkagist kiiremini lähevadki need väiksemad ja odavamad korterid, mis siis muidugi peavad siis vastama ka turuhinnale. Kui lihtne on praegu, ütleme sellele, ma usun, et praegu on ostuhuviliste turg, see tähendab seda, et ostuhuvilisi liigub praegu päris palju ringi. Marelle, sinu töö ostjate või kogemus ostjatega, et kui lihtne on praegu seda nagu õiget leida, et kas ostjad on täna nagu leplikumad seoses sellega, et objekte on nagu vähem või siis tegelikult ega keegi ju ei osta lihtsalt korterit sellepärast, et rohkem pole saada, vaid see on ikkagi nagu pigem selline tõsiselt kaalutletud otsus, et milline on töö praegu ostjatega, kui leplikud nad hetkel on või teevad ostuotsused väga kiiresti? No selles mõttes, et nagu ma enne ka ütlesin, et ikkagi kui on mingid teatud kindlad kriteeriumid, millele see kodu vastama peab, et kui tal ongi vaja 3 tuba või 4 tuba, et siis sellest nagu mööda vaadata ei saa, et võib-olla tehakse siis mingi muu tingimuse osas järeleandmisi. Või siis hinna osas ollakse nõus isegi võib-olla natukene rohkem panustama, kui võimalusi on. Aga pigem jah, ongi mingid kliendid on alati need, kes üritavad kõik oma punktid nii-öelda täis saada, et selles mõttes, et kõik asjad, mis nad soovivad, kõik peab sellel korteril või uuel kodul siis olema, aga siis on ka näha, et poole aasta pärast nad tulevad minu juurde uuesti ja ütlevad, et ma pole endiselt veel kodu leidnud ja siis on nagu näha, et nad on tegelikult valmis järeleandmisi tegema. Et nad saavad ise ka aru, et tulebki võtta sisuliselt, kui tõesti on vajadus kodu vahetada, siis tuleb võtta see, mis praegu pakkumises on. Aga ikkagi see on jah kaalutletud otsus, et sinna nagu uisapäisa ei tormata, et kui on tegu investeerimisobjekti otsimisega, siis on nagu lihtne. Kertu, kas praegu need kliendid, kellega Viljandi büroo tööd teeb ja võib-olla sinu laiem turutunnetus on kindlasti Viljandimaal nagu suurem, et ütle mulle, mis on, kas praegu on rohkem koduostjaid või pigem otsitakse rohkem investeeringuteks objekte, et välja üürida või suurem osa kliente sa näed hetkel otsib ikkagi pigem endale kodu? Tead, ma ütleks, et ma ei saaks niimoodi öelda, et nüüd ühte või teist on rohkem, sest minu arust ma näen igapäevaselt, ma näen nii investoreid, kes otsivad siis korterid, mõned otsivad just 1-2-toalist, mõned 3-toalist, see on kergem üürida, välja läheb kiiremini ja samas ka pered otsivad ja endiselt meil nagu Viljandisse tuleb nagu palju inimesi, kes on kunagi ära läinud, nüüd kolivad tagasi, et kõik millegipärast tulevad siia Viljandisse. Et ma ei oska nüüd öelda. Kinni, miks ei peaks tulema? Et meil nagu mõlemad liiguvad ikkagi. Arusaadav, et investoritel on väga selge nagu huvi. Investorid on koondunud suures osas võib-olla piirkondasse, mis on väga likviidsed ja Tartu ja Tallinna kinnisvara on olnud kindlasti likviidsem kui mujal. Mitte, et mujal ei oleks, aga likviidsust vaadates siis Tallinna kesklinnas praegu Rivana, sa teed rohkem tööd koduostjatega või investoritega või kuna hetkel on objektide, ütleme, portfell langenud, siis investorid vaatavad, mis veel ära võtta annab või milline on hetketunnetus sul? Selles mõttes nõustuks Kertuga, et ma otseselt ei oskaks öelda, kas nüüd investorid tegutsevad rohkem või koduostjad tegutsevad rohkem, et mida ma tean, on see, et paljud investorid on öelnud, et kõige parem aeg investeerimiskorterit nüüd viimase aja jooksul oli osta siis eelmise aasta võib-olla teises kvartalis. Aga praegult ongi see, et väga palju on nagu nõudlust, samas pakkumist on vähe, et investoritel on väga raske leida mingit tootlust, mis oleks neile nagu selline atraktiivne, et nii palju, kui ma investoritega olen ka rääkinud, siis nad on öelnud ka, et selline 5-7% tootlust on juba päris hästi leitud, et sellist üle 7% praegu väga taga ei aetagi. Et ma ise arvan, et tegelikult kinnisvarast nagu peaks kehtima ka selline reegel, et osta siis, kui keegi teine osta ei taha ja müü siis, kui kõik tahavad osta.
et kuna praegult ongi selline olukord, et kõik tahavad osta, et nõudlus on suur, et siis ma pigem nagu julgustaks inimesi rohkem müüma hetkel kui ostma. Väga õige. Ma just vaatan praegu samal ajal, kui meil on see webinar käib, tuleb mulle Messengeri aken, mis ütleb nagu täpselt sellesse teemasse praegu, et hei, ma otsin korterid kesklinnas, maja peaks olema jube peldik, maja peaks olema jube korras, aga korter võib olla peldik, vabandan väljenduse eest, aga täpselt nii väljendatud on. Tegemist on küll Tallinnasse huviga, aga Marelle, kas sul oleks täna pakkuda Tartus üks selline korter kohe, mis asub siis majas, mis on täielikult korras, aga seest, saan ma aru, võib olla siis remonti vaja? Kindlasti meil siin kamba peale kellelgi midagi sellist on olemas küll, et see ongi tavaliselt hea objekt investorile, et maja on korras, seda nagu ise nagu väga kontrollida ei saa, aga seest saab siis ägedaks teha. Kamba peale ikka leiame. Väga hea. Ma usun, et selliseid ka flippimissoove on täna tegelikult turult päris palju, et kui vaadates ka Eesti Panga ülevaadet sellest, et kui palju on vaba raha inimestel ja kui palju on ka seda tekkimas sügisel, kui teise samba rahad välja makstakse, siis ma saan aru, et tegelikult kui rääkida nagu tükihinnast, siis täna Viljandis kas 20 000 euroga saab veel midagi või kõik on juba ülespoole tükihinda vaadates? Saab ikka. Meil on siin ju odavamad hinnad, et selles suhtes arvestada võib ikkagi, et selle väärtuses saaks mingisuguse väiksema suvila kuskil linna ääres või siis linna lähedal mõne korteri, mis on väiksem või siis tegelikult on mõned, kellel on kiirmüük, et siis ka nemad panevad alla selle hinnamüüki. Et leidub ikka. Miks ma seda küsin on see, et see nädal käis läbi meediast, et keskmine see summa, mis teisest sammast välja võetakse, on 8500 eurot ja kui pere peale kokku on see circa 20 000, siis küsimus oli, kas selle raha eest on võimalik kinnisvarasse investeerida. Võib-olla sama küsimus Tartusse ja Tallinnasse, et võib-olla natuke spontaanne küsimus, aga kas teie näete, et teil oleks täna kliente kuhugi suunata 20 000 kapitaliga või rahaga või siis mitte? Ma ütleks seda, et sa ei pea ju kunagi kinnisvara välja ostma, et kui sul on võimalus ka laenu saada, siis on mõistlik ka seda kasutada, et 20 000 sissemaksuks maksta, ma arvan, sellise korteri kindlasti leiab. Ja saame kapitali tootlusega oluliselt paremaks. Marelle, milline võiks olla selline soovitus sinna Tartu poole? Osta mõni kinnistu 20 000 või tegelikult siis võtta laenu ja osta üks korter? Ma soovitaks ka pigem laenu, et selles mõttes, et sellise rahaga Tartus on ka väga keeruline midagi leida ja on olemas ju lisaks kodulaenule ka kodukapitalilaenud ja igasugused erinevad asjad, et isegi kui see objekt maksab näiteks 40 000 ja 20 000 on endal olemas, et siis see kodukapitalilaenu intress ei ole ka nii tappev, et saab ka niimoodi asjad aetud. Lähme üks samm edasi, mis puudutab nüüd pangalaene veel, et kas on mingit muutusi tunda pangalaenuturul, kas kliendid saavad täna kergesti, kiiresti panga vastused või on seal, sest üldjuhul pilt tundub, et pangad on vägagi avatud laenu andma. Kertu, võib-olla alustame sinust, et milline see pankade poolne nagu vaade on? Mina ütleks küll, et minul endal ja ka meie bürool on olnud selline väga tore ja otsene suhtlus alati, et oleme alati kokku saanud pankadega koos kontoris, et meie suhtleme tihedalt ja kui meil on klientidel mingisugused probleemid, kiire tehinguvahetused, siis me alati võtame ühendust ja meil ei ole ühtegi probleemi olnud pankadega praegu. Et nad ikka annavad laenu ja kõik on selles suhtes täiesti okei. Jah. Kuidas, Marelle, sinu kogemus on, et kas pangad on täna, sest ma annan aru, et pankadel on ka täna, kui on aktiivne turg, siis see tähendab ka pikemaid järjekordi, see võib ka tähendada seda, et pankade jõudlus peab kasvama, et milline on hetkel pigem siis maakleri ja kliendi vaates see suhtlus pangaga? Pigem tuleb arvestada, mina näen, et võib-olla nädala-kahega siin oma laenutaotluste osas, aga tihti see ongi see, et paljud inimesed küsivad praegu laenu, järjekorrad on pikemad ja teiseks inimesed ikkagi küsivad, kuna meil on ka uusi pakkujaid turul, siis küsivad hästi paljudest erinevatest kohtadest seda laenu, et see võtab ka nagu seda aega. Samamoodi, kes ootab oma eksperthinnangut
ja see võtab aega, et seda pangale esitada, et võib-olla paljudel inimestel on mingi esmane suurusjärk teada, mis nad laenu saavad, aga kui nad päriselt seda laenutaotlust hakkavad esitama, et siis kõikide nende dokumentide kokkusaamine ja siis selle komisjoni otsuse ootamine ja kõik see võtab aega. Me oleme katnud lihtsalt selle esimese 15 minutiga sellise suure pildi sellest, et turg on aktiivne, pangad on aktiivsed, laenuraha on, kui tundub ka, et inimestel on tahet ja mis on praegu mõistlik, siis on kaaluda just seda ka müüki. Meil on üks küsimus ka Facebookis, kas praegu on õige aeg kinnisvarasse investeerimiseks, kas praegu tuleks pigem müüa või hoida. Vibana, millised võiks olla praegu sinu soovitused müüjatele? Ühe sa juba andsid, et samal ajal kui kõik siis ostavad, võiks keegi siis ka müüa. Mida sa täna soovitad? Kui sellele küsimusele konkreetselt vastata, mis ta küsis, et ma saan aru, et sa küsis, et kas praegu osta või müüa, on ja? Pigem küsis, kas praegu on õige aeg investeerida, kas müüa või hoida? Et kas praegu on õige aeg investeerida, et kui sul on see raha pangakontol, siis seal on kindlasti sellest vähem kasu, kui sul on see kuskil siis tootlust teenimas, et kui sul see raha seisab, siis kindlasti ma soovitan osta. Kas müüa, et kui sa näed mingit paremat varaklassi, kus see raha teeniks sulle paremat tootlust või sul on selle rahaga midagi teha, siis kindlasti müü. Et kui sa selle kavatsed lihtsalt maha müüa ja see raha jääb pangakontole seisma, et siis ära müü. Et see nii oleneb, et mis olukorras sa ise nagu oled hetkel. Aga kui sul on plaanis nagu nii müüa, siis ma arvan, et praegu on selleks kõige parem hetk, sest et praegult on nõudlus väga suur turul, ostjaid on palju ja väga suur tõenäosus, et sa isegi võid oma kodu müüa siis turuhinnast kõrgema hinnaga, kuna praegult on väga palju ka meie büroo siseselt näha seda, et objektid lähevad kallimalt ära, kui nõudlus on nii suur, siis inimeste poolt tekibki see ülepakkumine. Meie analüütik Mikkel kirjutas viimases värskes turuülevaates just ühe näite sellest, kuidas klient tellis eksperthinnangu tema käest ja 2 tundi hiljem loobus sellest ja peamine põhjus, miks ta siis loobus, oli sellepärast, et ostuhind, mis oli esialgselt siis 175 000 eurot ühe ridamaja eest, oli tõusnud 220 000. Kõigest mõned tunniga ma saan aru, et see ei puuduta nüüd kõike vara, see ei ole nagu aktsiad, mis nüüd siin liiguvad ülesse, aga natukene selline tunne on, et kinnisvara hindades on veel ruumi kasvuks. Marelle, kuidas sa näed, kas Tartu kinnisvara hindades ka siin lähikuudel näeme pigem kasvu või pigem siis millegi pärast aeglustub? Nüüd ennustada ei oska, aga lihtsalt vaadates, kuidas praegu läinud on, et siis ma näen, et julgelt, kui ma hindajatega arutan, mis see hind võiks olla, et nemad on alati veidi konservatiivsemad. Maakler on ikkagi müügiinimene ja näeb nagu seda, mis otseselt toimub, kuidas nõudlus ka on ja näed, et julgelt võib juurde panna, ja need asjad lähevad ära, et see tuleb ikkagi, kes selle asja ära ostab, et muidugi ei saa päris kosmosesse minna oma hindadega, aga selles mõttes, et eksperthinnangu järgi ma julgen öelda, et natukene kõrgemat võib saada, sest inimestel on ikkagi omad vahendid olemas, kogutud siin paljudel ja saavad seda kõrgemat hinda endale lubada, kui neil tõesti nagu see koduvahetus on vajalik ja neile see soovitud objekt väga meeldib. Viljandi sai viimase kuu aja sees kuulsaks siin seoses ühe siis telegi saates läbi käinud intsidendiga, kus siis ostu eesõigust kasutati. Täiesti huudisimulik küsimus, kuna ma saan aru, et ka meie büroo aitas seda kodu leida. Kas meie büroo on aidanud selle uue kodu sellele noortele leida või tead sa värskemat update'i sellest? Natuke gossipit ka siia teemasse. Gossipiks jah, eile kuulsin, et nad on nüüd vist leidmas endale uut kohta, et endiselt meie büroo maakler, kes nendega ennem tegeles, et ta ikkagi edasi tegeleb, aitab neid edasi, et sellega on okei. Aga ma tahtsin selle sama teema suhtes veel öelda, et ma arvan, et kinnisvara hind, mida pannakse müüki, selle hind oleneb nüüd sellest, kui palju on, ütleme, selles piirkonnas turul sarnaseid varasid, et kui nüüd pannakse müüki vara, millel on mingisugused erisused, mida on müügil vähe, siis saaks küsida kõrgemat hinda, et kõik oleneb sellest varast. Absoluutselt, et kui on võrreldavaid pakkumisi 4 tükki ja
ja nad on kõik sarnased, siis arusaadav, et see eristuv hind võib olla raskem saada või kõrgemat hinda saada. Üks küsimus, mis mulle ette valmistud, on puhtalt taas sellise nagu kõige populaarsemad objektid, mis praegu läheksid. Ma saan aru, et üks nendest käis läbi, need võiks olla siis korras majas, korda tehtud, renoveeritud majas, mitte renoveeritud korterid just flipijatele. Aga millised muud objektid praegu, ütleme siis, populaarsed on Tallinnas, Tartus ja Viljandis? Võib-olla mõni minut mõtlemist siia või tuleb kohe mõni idee. Ribana, mis Tallinnas praegu sellist kuuma on? No ma eile tegelikult küsisin just ka meie analüütiku Mihkli käest, et millised objektid siis müüvad meil kõige paremini ja ta vastus oli hästi selline poliitkorrektne, et need, mis on kõige odavamad ja väga heas seisukorras, et tegelikult kinnisvaraturg toimib lihtsasti, et kõige likviidsem vara ongi see, mis on kõige odavam ja mida ma ka alguses mainisin, et kuni 100 000 eurosed korterid siis müüvadki kõige paremini. Kas Tartus ja Viljandis on samad vastused, et pigem selline tükihind mõistlik ja heas korras korterid või praegu Viljandis ka järveäärsed kinnistud on populaarsed? Need järveäärsed kinnistud, konkreetselt see arendus on nüüd välja müüdud meil, aga nüüd ütleme, et mina ütleks, et läheb selliseid suvilaid ja läheb ka madalamatel korrustel kortereid, mis on suuremad. 3-toaline on niisugune kõige parem. Selles suhtes läheb kõike, ma ei saa jälle selekteerida, oleneb kliendist. Et meil on ju ostjaid on erinevaid ja paljusid, et me ei oska niimoodi konkreetselt sihtgruppi panna. Marelle, tood sa midagi välja või on pigem kõigile midagi? Jah, et oleneb täiesti kliendist, et selles mõttes mina näen pigem seda, et pigem heas seisukorras ja koheselt sisse kolitavad varad, et on see siis maja, ükskõik mis hinnaklassis, aga et kui selle hinnaklassi klient seda otsib, siis selles mõttes ta peab olema heas seisukorras, et ei ole vaja seal mingit suurt kapitaalremonti teha, et võib-olla mingit iluremonti siit sealt, natuke nokitsemist ja samamoodi korterite puhul ka, et siin ma näen pigem seda, et pigem uuemad majad, kas täitsa uusarendused, aga nende puhul on tihti see, et inimesed jäävad nendest ilmast, väga kiiresti tuleb reageerida ja väga palju varem ette, pool aastat, aasta ette. Aga ka uuemad majad, et kuni sellised 10 aastat vanad järelturu korter, need on väga kuum kaup ja lähevad samamoodi väga kiiresti. Võib-olla me jõudsimegi nagu loomulikult selle teemani, mis puudutab uusi kortereid, ka turu ülevaatest. Ma loen seda, et kuna koroona siis esimese laine ajal päris mitmed arendajad jätsid siis arendustegevusele, tegid väikese uute arenduste planeerimisse väikese pausi, siis meil on tegelikult seda natuke tunda ja hetkel uusarendused müüvad tegelikult väga hästi ja meediast käis läbi, et inimesed lausa broneerivad need ette, kuna broneerimistasu on kõigest 10% sageli, et siis on võimalik selliseid sääste või selliseid vahendeid kohe välja käia ja siis loota, et kas see kinnisvara hind siis tõuseb või. Eelmine nädal oli üks selline konkreetne olukord, kus klient käis või võttis maakleriga ühendust ja tahtis vaadata ühte kinnistut. Ja selle kinnistu vaatamine siis sageli kinnistuid, kas siis vaadatakse iseseisvalt, sest mis sa seda põldu vaatad seal koos, aga helistas klient maakleri ja ütles, et ta tahaks seda kinnistuga tutvuda. Ja maakler ütles, et loomulikult lahke, et lähme seda siis vaatama, aga järgnes siis veel 5 kõnet, kes kõik ütlesid, et nad tahavad osta seda kinnistut ja tekkis üks selline olukord, kus kliendid olid sunnitud minema enampakkumisele. Ribana, kui nüüd klient käib vaatamas mingit objekti ja loomulikult ei taha keegi võib-olla ka koha peal öelda, et okei, me ostame selle, sest ta peab tegema nagu tõsine otsus, selline finantsotsus, aga võib-olla lihtsalt maakleri silmadest vaadata, et kuidas oleks nagu mõistlik käituda, kui klient tuleb, vaatab üle ja siis helistab 10 minuti pärast tagasi või poole tunni pärast tahan osta, aga siis sul on juba veel 5 pakkujat, et kuidas sellise olukorras üldse lahendada ostjate jaoks seda olukorda, kus turg on aktiivne, kohe ei saa öelda jah, aga nüüd järsku on 5 tahti, et kas siis tõesti peaks nagu emotsiooni pealt kohe ütlema, et tahan osta või milline on siis nagu protseduur?
No ma arvan, et kui maakleri seisukohast seda vaadata, siis tuleks kliendile kindlasti mainida, milline see nõudlus hetkel on. Et tavaliselt tegelikult huvilised ise ka küsivad, et kui palju on vaatajaid käinud, kui suur see nõudlus on ja tuleb siis kliendile selgeks teha ka, et see, et sa täna vaatamas käisid, ei tähenda nüüd, et see korter sulle läheb, sest et see on samal ajal müügis, seda käivad ka teised inimesed vaatamas ja see, kes kiirem on, see siis selle korteri endale saab. Et tegelikult on olnud selliseid olukordi ka, kus mitu inimest tellivadki korraga hindamisakti ja see, kes lihtsalt kiirem on, see endale saab. Et mis nagu aitab, on see, et kui sul on vaja näiteks aega pankadega suhtlemiseks, et siis sul on võimalus seda müüki nii-öelda omanikul paluda peatada, selle eest mingi broneerimistasu siis makstes. Ja selle ülepakkumise osas, et ikkagist nagu ma panen ka ostjatele südamele, et tuleks nagu mõista ka müüja poolt, et kui keegi ikkagist pakub rohkem ja sina ei ole otseselt kindlalt jah, sa on öelnud, et sa seda soovid osta, et siis tegelikult sa pead arvestama sellega, et siis lihtsalt võib keegi sinust ette jõuda. Et kindlasti uisapäisa ei tasu neid otsuseid teha, et kinnisvara tavaliselt keskmiselt inimesed tõstavadki 1-2 korda elu jooksul, et see otsus tuleks ikkagist läbi kaaluda, aga tuleks arvestada sellega, et hetkel nõudlus on suur ja väga suur tõenäosus, et keegi on siis sinust kiirem. Veel kord arusaadav on see, et kinnisvara ost on selline läbimõeldud ost ja pigem tasuks siis teha kaalutletud otsus. Ma soovitaks kõigil ostuhuvilistel käia esmalt pangas konsultatsioonile ära, kui te kaasate pangaraha, ennem kui te hakkate objekti isegi vaatama, tasuks käia pangas ära. Ja teine pool võib-olla sellest on see, et kui teil on siis oma vahendid, siis võtke kindlasti maakleriga ühendust ja pidage nõu, kuhu, mis hinnaga osta. Et jälle eile oli veel üks tuttav, kes võttis ühendust ja ütles, et Elari, et huvitav, kas see on õige hind, millega osta, ehk siis saada see turutunnetust, mida siis kinnisvaraspetsialistidel ja maakleritel on, et on taju, et mis see õige hind on, mis selle vara eest maksta. Okei, meie pool tundi hakkab läbi saama. Üks küsimuste ring veel. Kertu, kui sa tuletad meelde oma viimast müüdud objekti, mis sul viimati müüki läks, mis objekt see oli ja kui kiiresti see müüdud sai? Mõtlen, mul on praegu nii aktiivne see asi olnud, et praegu kohe läheb üks majamüüki, mis on olnud 4 kuud nüüd. Et ta on hästi selline armas, kodune koht, kus on oma hoole armastusega hoitud, et ma ütleks, et see on päris siuke hea aeg müügiks. Siuke täitsa keskmine. Sinna üle ka? Ja, et jäi veel 2 tükki niimoodi ootama ja mõtlema ja neile ilmselt mul on pakkuda kohe varsti midagi muud. Nii et kui on vaatajate kuulajate seas kedagi, kellel on Viljandis midagi sarnast, mingit maja, ma saan aru, et Viljandi linnas. Ja. Siis andke Kertule teada ja Kert saab aidata. Marelle, sinu viimane objekt, mida sa maha müüsid ja kui kaua see müügis oli? No ma panin selle ühel kolmapäevasel õhtul üles kella 6 ajal ja kohe, kui see portaalides aktiivseks sai, siis ma hakkasin kõnesid saama ja järgmisel hommikul, enne kui ma pole kontorisse jõudnud, siis ma sain juba kõnesid ja meile, et kes kõik soovisid seda vaatama tulla, et esimeseks päevaks, siis neljapäevaks 6 vaatamist ja sealt tuligi juba see ostja, et sisuliselt see ostja tuli nagu nii-öelda esimesel päeval, aga siis ta käis 6. päeval 1 korra veel vaatamas. Tähendab, 6. päeval käis tegelikult 2 korda vaatamas isegi veel, 1 korra isaga ja 1 korra siis veel, et täpsustada kõiki ehituslikke detaile, et oli väga põhjalik inimene. Ehk siis sisuliselt 6. päeval sai see asi müüdud, et siis lihtsalt notari aegade ja broneerimistega läksin veidi rohkem aega, aga sisuliselt 6 päevaga, aga ma sain pärast seda veel ikkagi väga pikalt meile ja telefonikõnesid, et kas see maja on ikka alles ja kas on ikka võimalik tulla veel vaatama. See on suurepärane. Mõelge ise 6 päevaga müüa, kui suures turuhinna ja võib-olla isegi kõrgema hinnaga maha. Ma saan aru, Marelle, kas sinna jäi sul tegelikult kliente üle, nii et kui keegi ka kuuleb, mõtleb praegu Tartus, et kas panna müüki siis oma, oli siis maja? Maja, jah. Mis piirkonda see võiks jääda? See oli Karlovas, et Karlova on väga hitt, et aga kõik, mis linna sees on, linna piirides ja mida linna keskel, seda parem. Nii et kõik, kes siis Tartust kuulata ja vaatab seda, siis andke Marellele teada
kui teil on müügihuvi, siis täna on Marelle päris palju ostjaid üle. Libana, milline oli sinu viimane müügikogemus ja kui kiiresti läks ja kas ostjaid jäigi üle? Huvitav, et sa just küsid viimast, sest et viimane oligi kõige nagu selline kiirem tehing ka mul. Oli ühetoaline korter, mis oli samamoodi umbes nädala keskel, panin õhtul selle ülesse ja mul oli järgmiseks päevaks 10 vaatamist. Õnneks ma sain need kõik ka järjest panna, et kõik 10 käisidki praktiliselt järjest vaatamas. Neist mõned ütlesid, et nad kindlalt soovivad, seal toimus ka siis see, et pakuti hinnas üle ja ta läkski praktiliselt järgmisel päeval läks broneeringusse 5000 eurot kallimalt. Ja samas ma jällegi ei taha luua ka nüüd illusiooni, et meil kõigil kuidagi selline juhus oli, et need läksid nüüd siin 1-2 päevaga ära, et tegelikult kõik kinnisvarad ei lähe ikkagist nii kiiresti, et see hind peab olema ikkagist õige ka. Et kui väga palju kõrgema hinnaga see müüki panna, siis 1 päevaga võib-olla päris ostjat ei leia. Aga minul jäi ka väga palju huvilisi üle ja ma ütleks, et praegu kõige rohkem on mul huvilist portfellis nii-öelda just investoreid, kes otsivad just Kalamaja piirkonda endale kodu. Meil on mõned küsimused tulnud, et keegi küsib, et kas te oskate öelda ka Pärnu kinnisvara kohta midagi? Meil on täna siin peamised spetsialistid, on Tallinn, Tartu ja Viljandi ja me oleme keskendunud siis pigem nendele 3 linna sellisele analüüsile, aga võib öelda nii, et lugesin just ka turu ülevaadet ja Pärnu kinnisvaraturul on samamoodi aktiivsuse kasvu tegelikult näha. Meie analüütiku sõnul ja hinnangul jõuab selline, ütleme, suurem aktiivsus väikelinnadesse alati väikese viitega. Et sama puudutab nii Rakveret kui ka Haapsalut ja meie väikeseid linnasi, kuhu siis selline suurem turuaktiivsus tuleb alati väikese viitega. Nii et võiks loota, et tegelikult me näeme sellist päris aktiivset turgu nii Pärnus, Haapsalus kui ka Rakveres aasta teises pooles, võib-olla kolmas kvartal. Nii et võib-olla mõne sõnaga, ma vaatan, meil on veel mõned küsimused tulnud, mida teevad hinnad aasta pärast. See on selline suurepärane küsimus, paneks täppi, siis ma just huviga vaatasin seda, kuidas hinnad on tõusnud viimase 10 aastaga ja kui mediaanhind oli 10 aastat tagasi 700 euro juures Tallinnas, siis täna on üle 2200, nii et härrad ja daamid, kui te oleksite investeerinud kõik oma vaba raha ja laenanud ka raha kokku 10 aastat tagasi kinnisvarasse, siis see võit oleks täna tugevasti üle 100% ja rohkemgi veel. Üks lähtekoht võib olla see, et kinnisvara ei teki juurde, ehk maad ei teki juurde ja täna kindlasti tasub kinnisvara maasse investeerida. Ja mina vaatan alati kinnisvara investeeringu pikaajalist investeeringut. See on pigem lastesse, lastelastesse ja lastelastele ja neile edasi, nii et mida rohkem on võimalik ka pikaajaliselt mõelda seda kinnisvara kontekstis kindlasti parem on. Aga lõpetame võib-olla ühe sellise tooniga, mis puudutab veel üürikinnisvara, sest tegelikult ka investorid, kes täna kinnisvara otsivad, mõtlevad ka üüri peale. Milline on üüriturg praegu Viljandis? Kas üürikohti piisab ja milline see keskmine tootlus võiks olla? Väikelinnades on see üldjuhul suurem kui Tallinnas ja Tartus. Ütleme nii, et üüriturg on meil suhteliselt aktiivne. Et ma eile näiteks õhtul panin üles ühe kuulutuse ja mul hakkas kohe kõnesid tulema põhimõtteliselt 5 minuti pärast täna hommikuni välja, et kui sa paned mõistliku hinnaga üürikorteris ja tahad pikaajaliseks ajaks üürnikus, siis on sul kohe võtjaid. Okei. Ühesõnaga, üüriturg on aktiivne ja nagu öeldud, väiksemates linnades on üüri tootlus kõrgem, sageli ka 10% ja ma just täna nägin ühte portaalis, kus inimesed investeerimisinfot jagavad, tootlus 17% Rakvere lähedal ühes väikeses kohas, kus siis pakutakse üüri 150 eurot kuus ja vara väärtus oli seal midagi 13 või 14 000 eurot. Aga üüriturust veel kiiresti Tartusse ja siis Tallinnasse. Tartus võiks öelda, et pigem on pakkumisi palju praegu, et võib-olla läheb natuke rohkem aega, et leida üürniku.
aga pigem, kui ma ütlen jälle enda vaatevinklist, võib-olla mõni maakler ütleb teistmoodi, aga enda vaatevinklist ma näen, et pigem ikkagi otsitakse jälle heas seisukorras korterit, kus on täis möbleeritud ja noh, ma ütlen, et üürnik juba soovib ka sellist korterit, et mis on ilus, hästi sisustatud, on nõus selle eest maksma, et muidugi täiesti erinevalt seinast seina üürnikke olemas, aga ma räägin lihtsalt enda kokkupuutust praegu. Et nende eest need lähevad kiiremini ja nende eest on võimalik küsida. Okei, ja kuidas Tallinna üüriturg tundub? Ma ütleks, et kuna praegult Eestisse väga vähem tuleb turiste kui enne koroonat, siis hästi palju on tulnud Airbnb kortereid just pikaajalisele üüriturule, mis ongi viinud siis need üürihinnad ka alla. Et kuna need on enamasti väga heas korras alati, siis ongi pakkumist on turul palju ja inimestel on palju, mille vahel valida. Aga samas ma näen juba praegult, et tegelikult varsti hakkavad need üürihinnad sellest koroonakriisi põhjast nii-öelda tõusma uuesti. Et kui need vaktsiinid tulevad, et siis võib-olla üüriturg ka nagu uuesti muutub aktiivsemaks, et tuleb tagasi minnakse lühiajalisele üürile nende Airbnb korteritega ja siis ka pikemaajaliste üürikorterite pakkumine väheneb ja need üürihinnad hakkavad uuesti tõusma. Ja, üüriturg on kindlasti kahelt poolt siis huvitav loomulikult investori vaatest, et mis ta tootlus on. Tallinna kesklinn ja Kalamaja võib-olla tootlus on madalam, kuna kapital on kallim, see kinnisvara osta on kallim. Ja seetõttu ei pruugi see, ütleme siis selle üüritootlus olla niivõrd seksikas, kuivõrd ikkagi lõpuks ka see kapitali tootlus ehk kinnisvara hinnad tegelikult Tallinna ja Tartu kesklinnas kindlasti kasvavad. Ma näen ise nagu üle kogu Eesti veel, hindades on ruumi kõvasti. Keegi vaatab, et Elari, kuidas sa sellist asja julged öelda, et hindades on kasvu kõvasti. Ma vaatan lihtsalt 10 aastat tagasi, loomulikult ei oleks ka mitte keegi öelnud, et mediaanhind Tallinnas saab olema 2200 eurot. Me vaatame lihtsalt lähiriike ja me vaatame jõukuse kasvu või kasvupotentsiaali, mis ma ütleksin, et kinnisvara hindades on ruumi ja jõukuses on kasvu. Nii et, aga see oli selline kiire sissevaade, kui teil on rohkem huvi kinnisvaraturu kohta, kui teil on rohkem küsimusi, mis toimub kinnisvaraturul, siis seda me siin webinaril ei jõua kõike ära rääkida. Ma loodan, et te olete saanud siit kasulikku ja head. Minu meelest on olnud see teile kõigile nagu kuld juba sellepärast, et need on maaklerid, kes täna tegutsevad turul, müüvad ise, müüvad iga päev kinnisvara, puutuvad kokku ostjate ja müüjatega ja omavad seda turutunnetust, mida just nendel inimestel, kes täna ise kinnisvara valdkonnas otseselt ei oma. Nii et suur tänu siis Gert Õunap, Viljandi Arkovara kinnisvarabüroo maakler, meie Marelle Keskpalu Tartu Arkovara kinnisvarabüroost ja Ribana Ketlenhorm meie Tallinna Arkovara Rävala büroost. Nii et ma tänan, et vaatasite. Kui teil on küsimusi, siis võite veel küsida. Me hea meelega vastame neid ka tagantjärgi ja muul juhul minge arkovara.ee lehele ja leiate sealt uudiste alt ka turu ülevaate, kus on siis täpsemalt kirjas, mis siis turul toimub. Nii et suur tänu tänase eest ja kohtume juba uute teemadega.